ma ütlesin 1 minut ja peakorraldaja hakkas kohe minuteid lugema. Iga sekund on siin arvel. Kuule, mul on sulle üllatus. Mis sa arvad, mis see on? Ei oska öelda. Ei ole õrna Ta ütles mulle ennem intervjuud, et üllatus, et talle ei meeldi. Kunagi me oleme talle üllatusena 10 inimesega korraldanud ühe telesaate. Nii et siis oli sul küll karp lahti, jah? Jah. Kui kõik karjusid Kevin. Ega on juba sama hirm on. On jah? Aga sekundid jooksevad. Aga kas sa tead, et Ott Remmer siiski otsustas homme kohale tulla? Ei tea. Aga tuleb. See ongi üllatus, jah? Oi, no vägev. Uhke värk. Lased ta puuri? Oti? No tema selja pärast vist mitte. Las ta veel taastub natukene. No tegelikult ta tuleb Markus Mittalile nurka ja sellepärast, et ringotipp on kinni. Ütle, kommenteeri seda, mis toimus siin täna. Siin oli pressikonverents, sportlased olid juba süüa saanud, aga ikka oli veel tunda, et on nii mõnigi ennast näljutanud, seda ärevust, adrenaliini, elevust on väga palju. Kas sina näed siin, et mõni tegelikult võidab selle matši juba pressikonverentsil? Ma ei tea, mõnel mehel on see eelis kindlasti. Ma ei tea, ma ei usu, et need sõnad, mis siin vahetatakse, rolli mängivad, vaid sa lihtsalt näed selle sportlase vabadust. Ta läheb tõesti homme andma endast kõike, teda üldse ei huvita see, mis ta vastane talle ütleb või mis see vastane lubab, sest ta on enesekindel, usub endasse, et see on see, mida sa siin tõesti võib-olla näed. Aga mõni teine hetk paljudele ei meeldi esineda, mõni teine sportlane, kes on siin vastupidi täiesti nagu sõnatu pigem, on ringis hoopis teine mees, et ütleme, et see jutt siin tegelikult ei mängi suurt rolli. No samas siin seda show-momenti oli ka, et ikkagi Uskov ja Reemets ja siin ikka oli. Sa ise spordimehena, tõstame korraks nüüd selle show kõrvale, sulle on show'd vaja, publik soovib seda show'd, aga tegelikult spordimehena, kui palju võiks võitlusspordis olla tõsist kangelaseks olemist, eeskujuks olemist ja natuke seda show'd ka või? Me ütleme, et siin on see moment, kus show'd teha ja ette ka. Mingi hetk ma olin seda meelt, et selline, täna, mis siin toimus, ma ei saa selle kohta öelda ülbe. See on selles mõttes, see on selline vajalik sportlase ego, mis peabki tulema välja. Täna ma oskan seda hinnata kindlasti rohkem kui mingid aastad tagasi. Et nagu sa ütlesid, seda on tõesti vaja. See müüb, see tekitab põnevust. Et ma tunnen ju Sandrit ja Kostjat ise, kes siin täna siis ütleme kõige jutukamad olid, aga ikkagi see põnevus, mis nad ise tekitavad oma nende kohtumistega, see annab nii palju põnevust juurde, et ma juba ise ootan seda matši kõige rohkem. No peamatši vast ikka kõige rohkem. Või naiste matši, see oli ka siin pinget oli palju õhus naiste vahel. Enam ei saa milleski kindel olla, ma räägin, et nüüd see Uskov ja Reemets on sellest nii põneva matši, et võib-olla see on mul isegi praegu kõige oodatum. No nii, homme õhtul Tallinna Tondiraba jäähallis näeme ja loodame, et see pinge kandub sinna, et tõenäoliselt saab see olema 1,000,000 korda pingelisem. Mis kell avatakse uksed ja mis kell oleks mõistlik kõigil kohal olla või viimane aeg, millal tulla, kui keegi on pikalt veel tööl? Kell 5 avame uksed, sest kell 6 hakkavad esimesed soojendusmatšid ja kell 7 hakkab meil nii-öelda main event. Ja kogemused on näidanud, et kell 5 on juba pikk järjekord ukse taga, et kui me avame ukseks, kui me avaksime uksed kell 6, siis inimesed ei jõua lihtsalt 7 sisse tulla. Nii et 2 tundi enne põhishow algust on meil uksed avatud ja soojendusmatšid hakkavad juba kell 6. Nii et näeme homme 14. märts 2026 Tondiraba jäähallis.